Raadio. Pirate Radio Station. Kell Kreisi Raadio stuudios on 23 ja 31 minutit ja nii nagu on traditsiooniks saanud, on meil alati külas otse stuudios ka huvitavaid inimesi otse meie endi keskelt. Tänasesse saatesse olen palunud kaks huvitavat inimest, kaksikvennad Reit ja Rene Rasistik, kes on siis huvitavad inimesed selle poolest, et kui mina nendega 1967. aastal tutvusin, olid nemad võtnud ette huvitava matka, nimelt nemad ujusid Pärnu jõe lähteallikast kuni mereni lihtsalt Pärnu jõe pikkupidi läbi ja sellest oli neile veel vähe. Möödunud aastal otsustasid siis vennad Rasistikud, tere tulemast teile stuudiosse. Tere. Võtta ette äsja läbi saanud suvel sellise huvitava asja, et te otsustasite terve suve ujuda, et palju jõuab suve jooksul läbi ujuda. Teie ujumise harrastused said alguse juba päris lapseeas. Rääkige sellest äkki mõne sõnaga. No, see algas sellest peale, et kui me olime 12-aastased, me ei olnud vett näinud ja ühel laupäeva õhtul viskas ema meid lihtsalt vanni. Ja siis me olime seal oma 18 tundi järjest. Kahekesi koos? Jah. Vannitoas, vannis? Jah. Ja me lõpuks saime sina sõbraks. Oma venna Reneega siis? Jah. Ennem teietasime. Ja mida on Reneel öelda? Mul oleks sulle sama jutt olnud. Täpselt sama. Aga Reit räägis ära, mõni ei hakka seda kordama. Toredad vennad, Rasistikud siis. Ei no veel. Ja möödunud suvel, ehk siis äsja lõppenud suvel, te ujusite ju Eestile praktiliselt ringi peale. 3 korda. Ehk siis 3 korda ümber Eesti edasi ja tagasi. Ja teie nägite selle pika ujumise ajal kõike praktiliselt. Rääkige äkki nendest asjadest, mida te oleksite tahtnud näha, aga ei näinud. Ontika paekallast oleks tahtnud näha, aga ei näinud, sellepärast, et naine oli parajasti nii suur ja Rene oli minu vaatevälja varjas ära. Me olime Ontikas möödumas ja laine oli suur, kuigi laine pärast oleks näha seda. Mina tahtsin Sirvajões, tahtsin Urvet näha, aga Urve jälle ära läinud ja... Oleks mulle näidanud see Ontikad, oleks Urvet ka näinud, Urve oli seal Sirvajões. Urve oli ära läinud ja sellepärast mina ei näinud, aga ma nägin midagi hoopis paremat. Ma nägin seal Urve ema oli, Malle vend oli ka seal. Kus see vend nii tore. Vend oli eesmal kaldal. Ei olnud vend. Oli kahe kadaka vahe. Ta oli isa tal. Küsiksin siin vahepeal. Sul on ujumist müts peas ja prillid ees, sa ei näinud. Küsin vahepeal vendade Rasistikude jutu vahele, et kas te võtsite lihtsalt kätte ja ujusite või oli teil ka näiteks mingi paat kõrval, kes valvas teie... Ei ole mingit paati. Rene on minu paat ja mina olen Rene paat, ongi kogu paat. Ära väsime, haagid teise ujumispükstes kinni ja kogu jutt, ega siin ei ole midagi. Hommiku vara lähed välja ja hakkad ujuma ja lähedki nii nagu lestakala paned ringe peale ja siin on pöörane töö on seal taga. Talvel proovisime, talvel võtab jäässe läheb. Tahtsingi just küsida, et ometigi on kuulda olnud, et te alustasite oma selle suvist suurujumisturniiri, kui seda nii võib nimetada. Te olete selle isegi oma huvitava nime pannud sellele üritusele, et te alustasite ju päris veebruarikuu keskpaigas juba. Kas siis veetemperatuur veel külm ei olnud? Seal, kus mina läksin, seal oli päris soe, me nimeks panime Sarr. Sarr, jah. Ei, seal ei ole, seal oli jah soe, seal oli kogu aeg soe, mina ei tea, mis koht see oli. Sina läksid ja Pärnu pood, mina läksin ju päris Vihkvajärve äärevelt ja läksin otsa ette. Me ujusime ju niimoodi, näiteks suvel vahest, no kaua me kõrvuti ujume, on ka vigav ju niimoodi ujuda kõrvuti.
siis ujusime niimoodi, et üks ujus ühe poole, teine teise poole, Pirita juures saime näiteks kokku või Saaremaa taga. Kas te sööte ka? Mida? Ei. Mina ei saa. No mõni kala tuleb suhu võib-olla sellele närrid ära, kui viitsid, aga ega sul ei ole aega seal, ega see ei ole mingi nalja tegema, seal on ikka käte ja jalgade töö. Teie kodukandi inimesed, kus te pärit olete... Katsu oma Moskvi, katsu. Ohoo. No, teie kodukandi inimesed, kus te pärit olete, siis Rusiste külast, väidavad, et te olete ka viinamehed. No. Ja ega see, kui sa ilma viinat ujuma lähed. Kast koliseb tagajärgi, kast on peal ja siis, kui sul saab otsa, siis võtad jälle törts sisse omale. Tunned kohe, kuidas sa hakkad ujuma. Ja kohe kiiremini läheb. Käed käivad, ei saa aru. Ei saa aru, jah. Siis paned lärts ja läheb kalale vastu pead ja kalale võimas päev jälle vasakule vinema 2 meetrit teemale ja siis paned ise edasi jälle. See ei ole mitte midagi, siin on ikka, ega ilma viinata ei saa ujuma minna, see on kiiremini ujub ka muuseas. Ja ma olen kuulnud veel ühte huvitavat asjad peale selle, et te võtsite siis ette läinud suvel ujumisprogrammi RAS. Sarr. Mis siin naljakad? Kogu oli sarr. Sarr on, jah. Tavaline sarr. Küsige edasi. Küsige, mis teil need on siis? Minule teeb teie jutt nalja. Teil on nalja mees. Ses suhtes, et mulle sattus just kätte buklett, mis te jagasite siin meie stuudios, ennem kui te siia stuudiosse astusite. Teil on koostatud meeletult palju väga huvitavaid ristsõnu, ma vaatan. Ja kõik küsimused on praktiliselt teie endi kohta. Aga bukleti peal on naabrimehe pilt. See ei ole meie pilt, jah. Meile enda pilti polnud ja naabrimehe pilt oli kõige lähem pilt. Ja naabrimees oli ju, tema on üks 60 aastat juba tagasi surnud ja ta on meie eeskuju, tema hakkas algul ujuma ju. Ta hüüti küla hulluks, sellepärast, et ta ujus nii meeletult, aga ta oli tõeline mees, ta tuli veel... Ära räägi rohkem, jah. No tal oli tuimed juba. Ära räägi rohkem. Nii. Ja ristsõnast loen siit kohe esimese küsimuse, väga huvitava küsimuse. Noh, siin on muidugi teie nimede kohta küsitud, aga üks huvitav küsimus on see, millele ma kindlasti tahaksin, et te ise vastaksite, et teha siis hõlpsamaks meie kaastöötajatel selle ristsõna lahendamise. See on päris pikk vastus peaks siia siis ära mahtuma, aga küsimus ise on lühike. Miks? Kelpi on 8. Ja siin ei ole lisada midagi. Ja 8 kirjutatakse siis sõnadega välja. Täpselt. Ja teil on aadress, kuhu te siis ootate oma sellise harrastuse kaaselajaid, kui teil on Eestimaal äkki sõpruskondi moodustumas, siis kuhu teile võib kirjutada, kuhu teile võib helistada, kuidas teiega ühendust saab? Säina-väina saab. Saatku sinna siis, meremehed vihkavad vette kirja, pudelivärk. Ei ole mingit. Ja te olete põhimõtteliselt nõus ju, eks ole, kõikidele kirjadele vastama. Me vastamegi, kui vaja on. Nii, väga kena. Ja tahtsin veel küsida ühte asja. Teil on kaasas veel üks suur kott. Mis seal sees on? Lestad, prillid, mask. Minul on parukas ka, siis kui ma maha tulen, siis ma ei julge nii tulla, nagu ma tulen. Jah, minul on lestad, mask. Ja üks balloon igaks juhuks. Nii, kell on 23 ja 39, ütleme meie stuudiokülalistele suur aitäh ja soovime neile palju rammu. Aitäh!